Raadio 2. Aga hetkel stuudios on mul hea meel nüüd tervitada Reigo Kimmelit. Tere päevast! Reigo, sind sellepärast, et ma arvan, et sa oled sellest teemast vist ainuõige mees rääkima. Ma tean, sul on veel seal mõned tüübid, kellega koos te asja ajate, aga sina oled ikkagi vist selle asja rajaja ja vist võib öelda aitäh sulle selle eest, et tänavakorvpall on Eestis sellises seisus, nagu ta praegu on. Jah, see asi on siis tänavakorvpall, mis Eesti mõistes tähendab 3-3 vastu korvpalli, ehk siis mängitakse ühe korvi all ja 3-3 vastu ja mina koos siis väikse sõprade seltskonnaga oleme selle sarja nii-öelda taaselustanud 2006. aastal, mis on siis juba 7 aastat tagasi ja siis korraldanud 7 suve tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluseid, mis on alati alanud ja lõppenud Tallinnas, aga käinud siis, külastanud väga mitmeid Eesti linnasi. Sel suvel oleme käinud juba Tartus ja Rakveres ja pärast jaanipäeva suundumises Otepääle ja pärast seda Pärnusse ja Raplasse ning 11. august on see kuupäev, kui sari saab siis ametliku lõpu ja mängime siis Vabaduse väljakul järjekordselt suurt tänavakorvpalli rahvusvahelist turniiri Tallinna Open, kuhu me sel aastal ootame 15 eri riiki siia kohale. Et tänavakorvpall jah, on selline Eesti vast kõige pikema ajaliste traditsioonidega suvine spordivõistluste sari, sest esimesed mängud peeti juba 1993. aastal, mis tähendab, et sel aastal on siis 19. aasta, kui suvist 3-3 korvpalli Tallinna ja teiste linnade tänavatel mängitakse. Võrdluseks siia kõrvale, et kõik meie populaarsemad siin jooksuüritused suvised ja sügisesse, mis jäävad ja võib-olla ka sellised noortepärasemad rula- ja BMX-id ja jalgratta muud suuremad sündmused, mis on praegu kindlasti väga populaarsed, et need sarjad alustasid kuskil 2000. aasta paiku, ehk siis kuskil 10-12 aastat tagasi. Aga tänavakorvpall on Eestis väga kõrgel tasemel ja saavutusi on selles sarjas ka maailma tasemel ette näidata eestlastel, et eelmisel aastal vast suurimaks saavutuseks oli, kui noortele korraldati esimesed maailma meistrivõistlused ja kuni 18-aastastele poiste võistkond, kes siis Eestit läks esindama. Võistlus toimusid Itaalias, Riminis ja noorte tiim siis tuli kokkuvõttes 4. kohale. Et korvpallimaailmas üldse eestlastel jõuda maailmas 4. kohale tundub täiesti ilmvõimatuna, aga need noored sellega eelmisel aastal hakkama said ja sel aastal on vast üheks suurimaks sündmuseks see, et Ateenas toimuvad esimesed siis täiskasvanute maailmameistrivõistlused ja Eestile on tegelikult suur asi juba see, et meid on sinna kutsutud. Et sinna kutsutakse siis maailmas, kas nüüd oli 24 või 32 võistkonda, aga Eesti on sellesse nimekirja saanud ja üle pika aja siis sel suvel eestlastel võimalus osaleda korvpalli, küll 3-3 korvpalli, aga siiski korvpalli maailma meistrivõistlustel. 93. aastast tänavakorvpalli Eestis mängitakse, aga 2006. aastast saavutati siis justkui nagu selline uus level, et hakati mängima rohkem rahvusvahelisel jah, et kui siin sarja korraldajad, kes selle 93. aastal käivitasid, jaksasid seda teha 10 aastat, eks, et nad tegid seda 2003. aastani välja, siis sellist üle-eestilistest sarjadest oli siis 2004 ja 2005 sellist sarja ei toimunud ja kuna meie siin sellest samast seltskonnast, kes me seda asja veame Eestis, et kuna meil endal tekkis nagu huvi, et tahaks mängida, et siis sellest tekkis ka see motivatsioon, et lükkaks selle sarja uuesti käima ja algselt oli plaan, et lükkame käima ja hakkame ka ise mängima, aga siiamaani selle 7 aasta jooksul pole väga mängima saanud, et nüüd korraldusega on rohkem tegemist, aga sel aastal on meil selline
üks meie korraldustiimi liige on siis oma pundi kokku ajanud ja on esimeselt 2 etapilt lausa võidu saanud, et tervitame siin Martin Toomast sellise saavutuse eest, et tema esimesed mängud olid ka seal 90ndate keskpaigas, et nüüd on siiamaani nii korraldustiimis kui ka mängijana vastu pidanud. Reigo, kuidas see süsteem üldse käib tänava korvpallis just nendel võistlustel, et kuidas sinna saab? Ma mõtlen seda, seal on päris väikesed poisid mängivad ja siis ka päris suured poisid mängivad, et kuidas neid võistkondi moodustatakse või võib-olla keegi praegu kuskil kuulab, mõtleb, et ahaa, et kuidas ma sinna mängima pääseks? Tänava korvpallis me oleme pidanud oluliseks, et mängida saavad siis pea kõikides vanuses ja kõikide oskustega korvpallihuvilised, eks. Ja kõige nooremate sari on meil siis poisid, sel aastal siis, poisid sünniaastaga 2000, aga tegelikult siis igal aastal kuni 12-aastased poisid, siis jätkuvad need sarjad on siis kuni 14, kuni 16 ja kuni 18-aastased noormehed. Igal ühel on eraldi sari, samamoodi on 2 sarja tüdrukutele vanuste järgi ja siis täiskasvanutele on meil 3 sarja. On harrastajate sari, mis on selles meie ürituses siis kõige populaarsem, kus on juba sel suvel vast 50 eri võistkonda käinud kohal. Ehk siis need on need pühapäeva harrastajad, kes ei mängi kuskil kõrgemates liigades, ehk siis Eesti esiliigas või siis Eesti meistriliigas, et nemad saavad siis mängida harrastajate sarjas. Siis on meil selline mix-sari, kus naised ja mehed mängivad koos, aga seal on selline reegel meil, et maksimaalselt võib 1 mees platsil olla. Siis 1 mees ja 2 naist mängivad seda sarja ja seal on naiste visatud punktid on suurema kaaluga ka, nii et see, kui on igati soodustav nagu naistele osa võtta. Jah, et seal see, et on hea tugev mees, et see ei pruugigi olla see kõige tähtsam, et naiste visked on +1 väärtusega, mis on tänavakorvpallis, kus me mängime 21 punkti, nii et see on väga, väga olulise tähtsusega. Ja siis loomulikult sarja nii-öelda tähtsaim või kõige olulisem ja võib-olla ka põnevam sari on siis eliitsari, kus mängivad siis meistriliiga mehed, Eesti ja esiliiga mehed, ehk siis Eesti tugevamad pallureid ja see aasta on hea meel näha, et nüüd ka siin Rakveres olid esikolmiku tiimides on ikkagi enamus neid, kes talvisel hooajal mängisid siis GNLS meistriliigas. Et need mehed, kes on ikkagi siis ka saalikorvpallis publiku ees platsil, on nüüd ka tänava peal võistlemas ja kindlasti neid motiveerib siin ka selline auhinnafond ja selline suurem rahvusvaheline tähelepanu, sest kui sa võib-olla mängid siin mõne tiimi eest siin, Eesti tasemel, ütleme, Tallinnast väljaspool või sul ei ole seda nii palju tähelepanu, kui võib-olla saalis talvisel hooajal on, eks ole, play-offide ajal on kindlasti siin rohkem, siis 3-3 korvpallis on siin kindlasti lähiaastatel see tähelepanu oluliselt suurenev ja need mehed ja mängijad, kes siin saavad rahvusvahelistele turniiridele, siis nende vaatajaskond on kindlasti kordades suurem, kui siin Eesti korvpallivõistlustele vaatama tulejad on, eks ole, kui siin võib-olla finaal välja arvata, kus Saku Suurhallis on siin kuskil 5000 inimest, siis ma usun, et sel aastal, kui nüüd Rahvusvaheline korvpalliliit lükkas käima siis ülemaailmse turniiri, sellise World Touri, kus ka Eesti tiim saab minna Istanbuli etapile ja sealt on edasiminek veel USA-sse, kui 3 parema sekka jõutakse, siis nendel mängijatel, kes siin Eestis hakkavad vaikselt mängima siin, ütleme, Rakverest ja Tartus ja Raplas ja Pärnus ja tulevad sealt võitjatena välja ning nendel on võimalus jõuda siis Miamis peetavale finaalturniirile, et seal on, ma arvan, et seal võib olla isegi rohkem rahvast kui Saku Suurhallis ja kindlasti see meedia tähelepanu ja muu tähelepanu on selle juures ka väga oluline, et need mängijad on kindlasti meil sügisel siin väga tuntud nimed. Ma tulen korra tagasi veel selle naiste versus meeste jutu juurde, et miks te teete naistele sellist nii-öelda erisoodustust, kas sellepärast, et lihtsalt neid kutsuda rohkem või on naiste poolt ikka huvi vist, kindlasti on väiksem? Eestis naiste korvpall on ka väga, väga heal tasemel ja me oleme siin testinud erinevaid versioone siin aastatega ka muutnud. Kunagi, kui alustasime 2006. aastal, siis mul oli eraldi naistesari, siis
vaatasime, et Lätis oli selline miksari ja kopeerisime seda ka endale, eks ole, et kui võistkonnad võivad olla siis sellised segavõistkonnad, et naistele anda natukene rohkem tähtsust, siis andsime neile lisapunktid, ehk siis korvi eest saavad siis +1 punktid, mis kindlasti naistele teevad seda mängu lihtsamaks. Ja eelmine aasta me nägime, et kui 2 meest ja 1 naisterahvas mängib, et siis on ikkagi rohkem nagu meeste mäng ja otsustasime sel aastal muuta neid reegleid sedasi, et 2 naist peavad olema platsil. Kas neid mehi ka jätkub, kes sinna naiste viskonda tahavad nagu minna? Ja naised on väga head ärarääkijad siin just enda võistkonda mõnda meest leidmast, sest nii palju kui ma tean, siis mehi võib olla siis kuni 2, et mehed saavad ka vahetada võistkonnas, et siis naised räägivad siin häid meistriliiga mehi endale võistkonda. Reigo, kuulame muusikat natukene korvpalli teemalist ja kõigepealt sinu enda valitud lugu, see on eelmise aasta korvpalli EM-i hümn. Jah, käisime eelmisel aastal vaatamas siin samas lähedal. Leedus toimus korvpalli Euroopa meistrivõistlused ja käime seal siis 3. koha finaalmänge vaatamas ja see lugu nüüd on siis eelmise aasta korvpalli hümn Leedust just selle ürituse jaoks kirjutatud. I feel it coming from my head to my feet. I see the people going crazy on the streets tonight. Let me take you for a holiday that you won't forget. A holiday you will not forget. And if you're ready, you're a foreign affair. The drums are beating and the flags are flying up into the air. Don't you miss it, boy, if you hate regrets. So give me a high five, for now is the time to celebrate. Time for a game, time for a fame, time for a marching parade. We're kicking a party, and I know it's just gonna be great. Time for a game, time for a fame, time for a marching parade. Joy parade. I don't care what your name is. I don't give a damn what your name is. Let's make some noise, start
kuulasime eelmise aasta Euroopa meistrivõistluste hümni, mis oli siis spetsiaalselt kirjutatud nende mängude jaoks, mis Leedus toimusid. Reigo Kimmel on mul täna stuudios, Eesti tänavakorvpalli eestvedaja ja Reigo, 2006. aastal võtsid sa selle teema tõsisemalt käsile ja hakkasid oma pisikese sõpruskonnaga seda tänavakorvpalli vedama. No alguse entusiasmist oli ikkagi piisavalt suur, et sa lükkasid selle asja päris korralikult käima ja kui sa alguses mõtlesid, et sa jõuad ka ise mängima, siis seda sa pole veel senini jõudnud teha. Kuidas on, kas see entusiasm mõnel mõttes hakkab ka nagu hääbuma, et on juba jõutud mingile tasemele või tunned, et ikka täie rauaga edasi? No meil on olnud sedasi, et siin 2006. aastast alates on iga aasta läinud asi suuremaks ja tähtsamaks, et alguses oli siin see osalejate arv, ütleme 7 aasta jooksul on need üle poole võrra suurenenud, alustasime siin võib-olla esimesel etapil oli vast 45 võistkonda ja nüüd on ikkagi juba üle 100 võistkonna keskmiselt siis sarjas osalemas. Aga teisalt on läinud see teema ka tähtsamaks, et nagu ma enne rääkisin, et sel aastal on esimesed maailmameistrivõistlused, sel aastal toimus ka olümpiamängud Londonis, aga 4 aasta pärast, kui olümpiamängud toimuvad Lõuna-Ameerikas Rio de Janeiros, siis 3-3 korvpall on seal jala ukse vahele saanud ja näidisalana mängitakse siis olümpiamängudel 3-3 korvpalli, tänavakorvpalli välistingimustes ja see kõik motiveerib selle alaga edasi tegelema, et kui ühest sellisest projektist, kus siin mängitakse siin põhimõtteliselt asfaltplatsidel ja külatänavatel Eesti väga väikestes kohtades siin meie kõige väiksemad linnad, kus me oleme sarja pidanud, on siin Põltsamaa ja sel aastagi toimub Otepääl ja nüüd ka Raplas siis sarja osavõistlus, eks ole, ja siis kui nendest platsidelt on tulemas mängijad, kes Eestit esindavad kunagi olümpiamängudel korvpallis, et siis see on ikkagi väga suur asi ja ka meile annab väga palju motivatsiooni juurde. Ja, nii et tunnete, et lagi selles mõttes ei ole veel käes, et on kuhu minna? Jah, võib-olla kui see rahvusvaheline tähelepanu oleks nüüd siis üle maailma see korvpalliliidu poolt ära jäänud, eks siis sellest eelmisest aastast alates on siis rahvusvaheline korvpalliliit kogu seda ka teemat siis nii-öelda pussimas või et sellest alast saaks ka olümpiaala, sest muidu ta kindlasti ei saaks, kui rahvusvahelist tähelepanu sellele alale ei oleks. Siis võib-olla oleks jaks võib-olla otsa saanud, aga nüüd just saime sellest uut indu ja ma usun, et Eesti korvpalli suuremad saavutused siin, rahvusvaheliselt tähtsamad saavutused on ikkagi ees ja me oleme olümpiamängudel nii Rio de Janeiros kui ka siis 4 aastat hiljem ja toome sealt ka võib-olla kõrgemaid kohti ära kui siis eelmise aasta 4. koht, aga nendeni on veel aega, et aega siin harjutada ja aega seda ala arendada. Erinevaid linnu olete valinud, te ei ole ainult nii-öelda siis suuremates linnades, Tallinn, Tartu, Pärnu, aga mille põhjal te üldse otsustate, kuhu nüüd järgmiseks lähete? Eks me natukene otsustame selle korvpalli meelsuse järgi, näiteks sellel aastal on väga paljud linnad, samad linnad, kus siis korvpalli meistriliiga võistkonnad pärit on, et on Tallinn, on Tartu loomulikult, kus on suurim see korvpallivõistkondade tähtsus ja osakaal aga samas on ka Rapla näiteks mängis väga hästi see aasta meistriliigas, see aasta esmakordselt oleme oma tuuriga Raplasse läinud, Pärnu on tugev korvpallikants siin ja Rakvere kindlasti, Otepää on võib-olla selline suvepealinn, aga see on kõige lähedamal, Otepää on ikkagi Valga maakonnas ja Valgas on ka meil meistriliiga sats olemas, nii et oleme proovinud oma sarja hoida sellistes kohtades, kus ka korvpall muidu tähtis on ja pealtvaatajate arv suur on, sest sarjas kogu see üritus on pealtvaatajatele tasub vaid kohale tulla, päev otsa mängud käivad, me tegime sellise kalkulatsiooni, et ühe päevaga mängime kokku üle 200 korvpallimängu. Seda on päris palju ja see on kõik, publikule on see tasuta
ma usun, et küllaltki põnev ja oled sa mingisuguseid tähelepanekuid teinud ka just kohaliku publiku hulgas, et kui palju tuleb teadlikku publikut, kui palju tuleb selliseid juhuslikud möödaminejaid, kes avastavad endaks, et ohoo? Me oleme sellest tulenevalt ka meelega sättinud teinekord neid asukohti sellistesse liikuvatesse paikadesse ja väga mugav on korraldada võistlusi näiteks kaubanduskeskuste parklates, et kui meil on Rakveres on Põhjakeskus ja Tartus on Lõunakeskus ja Pärnus on Kaubamajakas, ehk siis kindel koht juba, kus siis see päevane liiklus on väga suur, et siis neid, kes seda tänavakorvpalli nagu muidu või juhuslikult peale satuvad laupäevasel päeval, kui need etapid toimuvad, et siis neid on kindlasti ka väga palju ja ka samas on noorte suuremad fännklubid on nende vanemad, kes noored kohale toovad ja võib-olla mõned sõbrad seal juures ja eks neid fänne ikkagi jätkub, sellepärast et ütleme just väiksemates kohtades, kus tänavakorvpall on suurema tähtsusega võib-olla kui siin suuremates kohtades, siis inimesed, kes korvpalli vaatavad, on käinud vaatamas meistriliiga mänge, on käinud vaatamas niisama korvpalli, siis neile see tänavakorvpall koju kätte tuua ja tasuta mängud on kindlasti selline atraktiivne võimalus, et vaadata, kuidas siis õues mängitakse. Sa mainisid neid kaubanduskeskuste parklaid ja ma enne vaatasin ühte videot ka just ühes mängust, mis ühes parklas toimus. Kas seal mingisuguseid selliseid ootamatuid äpardusi pole juhtunud, et pall lendab kuskil autode peale või midagi säärast? Eks iga ürituse korralduse juures on selliseid alati väikseid juhtumisi, et kas seal näiteks mõni töömees tõmbab ukse kinni ja siis meie elektrijuhe on just seal vahel ja tõmbab selle juhtme puruks ja siis lähevad kaitsmed välja ja ütleme tunniks ajaks on elekter ära et selliseid juhtumisi on olnud ka isegi sel aastal, et selliseid väikseid asju tuleb ikka ette, aga mitte midagi tõsist, et pigem võtame seda asja. Aknaklaasid autodel on terveks jäänud. Ja loomulikult, ega see pall põrkab, et ega ta väga palju viga ei tee, et ja teisalt, et kui siit nüüd edasi minna, siis sari, ütleme siin väiksemates või linnades Eestis olen valinud siin kaubanduskeskused, aga sarja lõppvaatus on siis ikkagi Tallinnas ja nii keskel kui võimalik, et me oleme siin alates 2009. aastast hõivanud Vabaduse väljaku selleks, et tänavakorvpalli finaalvõistlus saaks toimuda. Tänavakorvpall oli esimene siis sündmus üldse vastavatud Vabaduse väljakul, kui see 2009 aasta avati. Mäletan, et see oli kas 20. august oli avamine või oli see 19 ja kohe järgmisel päeval oli siis esimese võistlusena tänavakorvpalli rahvusvaheline turniir seal, et siis see oli meil kohal ka president Ilves, käis seal küll kaks sündmust oli ühel ajal ja sai ka veel president käia seal avamisel, et sellest ajast alates siis 2009. aastast on siis selle viimase osavõistluse ehk siis Tallinnas Vabaduse väljakul toimuva turniiri tähtsus, ma usun, et ka Eesti mängijate seas on väga, väga kõrge ja nüüd on sel aastal on ta ka rahvusvahelist tähelepanu saanud. Rahvusvaheline korvpalliliit on valinud välja Tallinna turniiri eraldi selleks, kus siis turniiri võitja pääseb Hispaaniasse FIBA siis 3-3 maailmaturnee etapile, et ühe võistluse võitja saab siis sellise suure auhinna ja sinna pääseb vaid ainult 16 võistkonda, kes selle võidu pärast võitlema lähevad. Reigo, kuskil 200 mängu päevas te teete, selle aja jooksul sa kindlasti näed erinevaid emotsioone ja tõenäoliselt neid emotsioone tuleb rohkem just nende nooremate mängijate seast. Tuleb sul mõni selline eredam seika ette, kas mõne noorema poisi sellisest siirast mängurõõmust või siis võistluspisarast või mis iganes? Minu jaoks ongi, mul on endal kõige tähtsam on just need emotsioonid, mis sealt mängudelt saada. Väga tihti on neid rõõmuhõiskeid ja kuna mäng on lühike, mängitakse, iga mäng on 10 minutit pikk ja
seetõttu väga tihti lähevad mängud lisaajale, ehk siis lõpevad viigiga, lisaajal see võistkond, kes siis 2 punkti saab, võidab, mis tähendab, et on mängitud väga pingelisi mänge, võitja võistkond play-off'is saab siis edasi, kaotaja langeb välja, mis tähendab, et selliseid põneva lõpuga lahendusi on sellest 200 mängust väga palju. Ehk kui saali korvpalli vaadata, siis vaadatakse seda 4 korda 10 minutit ära ja siis lõpus selgub see hurraaga, et kumb siis võistkond võitis, teinekord läheb ka lisaajale, teinekord mitte, siis kui 200 mängu korra, või jälgida nüüd päeva jooksul, siis selle aja jooksul on neid põneva lõpuga lahendusi väga mitmeid, näiteks viimasel etapil Rakveres ka põhimõtteliselt viimasel sekundil siin eliitsarjas päris kõva tuulega läks pall korvi, 2 punkti lisekorvi ja sai lisaajale ja lisaajal siis see võistkond, kes selle palli viimasel hetkel korvi saatis, siis sai ka võidu lisaajal, et tänavakorvpallis on neid emotsioone on hästi, hästi palju ja minul on seda selles mõttes väga rõõm jälgida teinekord, et neid hõiskeid tuleb siin väga erinevatelt väljakutelt, nii eliitsarjas, kus siis ka meeskonnad on väga tasavägised ja sellel, kellel tõesti teinekord on rohkem õnne, et suure tuulega kukub pall sisse, siis läkski hästi, kuni siis ka kõige nooremate poisteni, kus on tegelikult... Kes saavad oma esimesi medaleid. Jah, ja kus ma olen täheldanud, et vanemad elavad rohkem kaasa kui poisid ise. Reigo, kuulame muusikat. Lil Bau Vau on järgmine selline korvpallilugu, miks see? See lugu jäi meile kuskil kõrva mõni aasta tagasi ja on tunda, et see ei ole mitte korvpallilugu, vaid ta on rohkem tänava korvpallilugu. All around the world to the beach, y'all. Let's go. All around the world. Y'all know this is so that. It's going to be a beautiful day of basketball here today, fellas. We're not talking about just regular basketball. We're talking about street ball. Street ball will be played today. And coming into the court right now, man, Bow Wow and his teammate. Right now. Bob, what's up, man? Hey. All right now? You're way better than Now basketball is my favorite sport. I like the way they dribble up and down the court. I keep it so fresh on the microphone. I like no interruption when the game is on. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go. All around the world. Oh, jeez. Oh. Beautiful dunk. In my hands, ain't no telling what I'm gonna do with it. When I got possession, I'ma act a fool with it. I might cross you up and fake one way, turn around and hit you with the MJ fade away. I'm throwing down passes like J Kid, taking catch to the rack and I'm dunking on them like C-Mac. When I'm in the paint, I play with that Alonzo style. I'm like Darius, cause I can show too many players get offers like me. Back and forth are likely, shake the checks off your Nikes. They almost had me in a suit at the draft, cause it looked like a free throw and I be shooting from half. The first step like Iverson, blow past you. Usually nothing but net, but I could go blast too. When I'm in the paint, the defense so shook, they don't know if I'ma put up a slow hook or dish off a no look. See, my game consists of a whole lot of moves you would think I learned from the Harlem Globetrotters. JD gon' lead us to a ring. Fab and Bow Wow's the only players that make cheerleaders wanna sing. Yeah, put it up, put it up, put it up, put it up now. Put it up, put it up, put it up now. Put it up, put it up, put it up now. Were you in the joint the night MJ scored 63 points when the Lakers won titles back to back? Didn't give nobody no kind of slack. When Vince Carter came, stuck his arm in the rim, everybody went crazy in the whole damn gym. Dikembe Mutombo standing tall, playing D with desire. It's basketball. Sing. All around the world. Put it up, put it up, put it up now. That's so nice. We got to play that. Now let me show you what's going on right here, man. See, that's not a finger roll. That's what you call it. Finger roll. You got to sing it like that, man. My daddy told me that before he left the family. The reason why they won, ladies and gentlemen, because they had more points. More points. That's side I take.
tänava korvpallile iseloomuliku lugu me kuulasime. Reigo, milliseid lugusid üldse valite sinna platsi peale? Kas musa ikkagi käib? Musa käib kogu aeg ja tänavakorvpallis on see musa valik on ikkagi väga olulisem võib-olla isegi kui saalikorvpallis, kus tegelikult siis mängude ajal muusikat ei mängita, mängitakse siis, kui tulevad tantsutüdrukud platsile ja võib-olla poolajal või vaheajal. Tänavakorvpallis hommikul panen muusika mängima ja õhtuni see kestab, et teinekord on meil DJ-d, teinekord mängime ise otse ja me oleme küsinud ka oma väga aktiivsest Facebooki fännklubist järgi, et kes mis soovilugu soovib, eks ole, ja oleme selle listi ka integreerinud oma päevasesse programmi. Ja nii et see käib asja juurde? See on väga oluline osa kogu tänavakorvpallist. Reigo, räägime nüüd natukene ka sinust endast. Sa oled inimene, kes jõuab väga palju, ma saan aru, kui ma natukene uurisin veel su tausta lisaks sellele, et sa oled tänavakorvpalli mõnusalt käima lükanud ja sellega juba ligi 7 aastat tegelenud, siis väga aktiivne olid sa juba esiteks ülikooli ajal, siis praegu sa oled ka aktiivne õhtujuht, samuti videoturundaja. Jah, mul neid tegevusi on siin aastatega tulnud ja kõikvõimalikke sündmuseid, kus ma olen nii osaleja kui eriti korraldaja rollis olnud. Et taustast võib-olla nii palju, tegelikult see tänavakorvpalli projekt on mul hobiprojekt, millega ma tegelen ainult suvel ja 7 nädalavahetust läheb sinna. Väikest ettevalmistusaega on siin kindlasti kevadel ka sellega, et kuna ikkagi tegemist on palju, aga kokkuvõttes on see ikkagi selline lõbus hobiprojekt, kus endal on lõbus ja loodan, et ka osalejatel on lõbus, aga hobi korras ma olen ka, kuna tänavakorvpallis saan tihti mikrofoni kätte, et neid vägesi seal juhatada ja siis päeva juhtida, siis ma olen ka igapäevaselt sellise õhtujuhi rollis, et ma pakun siin ettevõtetele teenust alates sellest, et nende suvepäevad läbi viia ilusti, mis siin just möödunud nädalavahetusel toimuski viimased siin ja isegi teinekord olen pulmaisana sattunud siis päeva juhatama. Aga ka see tegevus on selline mitte igapäevane või mitte selline töine, et ma ise pean ennast tööalaselt kõige rohkem ürituste turundaja ja eelkõige nüüd viimasel ajal siis videoturundajana tegevaks, et ma olen alati siis oma õpingutest Tehnikaülikoolis, kus ma esimene aasta õppisin infotehnoloogiat ja hiljem olen saanud sellist korralduskogemust, siis ma olen avastanud, et Eestis selline videoturundus ehk siis internetivideotega oma toodete või teenuste tutvustamine on selline suhteliselt vähe tehtav või vähe kasutatav võimalus, et nüüd ma olen kokku pannud sellest mõne sihukese väikse raamatu ja olen proovinud oma videoturundus.ee blogiga siis natukene avaldada arvamust sel teemal ja anda soovitusi siin nii ettevõtetele kui väga mitmetele valdkondadele, kus siis videot võiks, lihtsalt internetivideot võiks rohkem kasutada ja paremini ja efektiivsemalt kasutada. Tundub kummaline, et Eesti inimene tänasel päeval ei tea, kuidas hästi lihtsaid vahendeid enda kasuks pöörata. Ja internetiturundus on selline tõusev trend ja minu arust see võiks olla vähemalt ühe ainepunktina igas ülikooli õppekavas sees, et inimesed, kes alates siis oma e-mailide korrektsest aadressist kuni siis kodulehtede selles mõttes lihtsama pilguna kodulehtedele vaatamisel, et kõikvõimalikud ettevõtete kodulehed oleks sellised, et külastaja sellest aru saaks ja ettevõttel sellest võimalikult palju kasu oleks. Ja video tuleb siin mängu just selles osas, et selgitada siis sellele vaatajale või külastajale rohkem, et mis teenuse või toote või teenusega on täpsemalt tegemist. Et selle asjaga ma siis olen alustanud oma igapäevast tööd ja tegemist ja kavatsen ka ennast täiendada, et kui ma sellel alal olen, see on ala, milles raamatu lugemine väga palju ei aita, et kuigi ma olen tellinud siin Amazonist paar raamatut, kui need on minuni jõudnud, nad on küll võib-olla paar kuud vanad, aga juba on selles raamatus juba sellised asjad, mis on aegunud, et kõige tähtsam on lugeda siis just teemakohaseid blogisi ja eks ma proovin harida, nüüd ma
täna hommikul sain vastuse, et olen sellest sügisest ka tagasi ülikoolis, et olen... Aha, et sellest kõigest on veel vähe või ütleme niimoodi, et sul on ikkagi veel aega? Et tegelikult inimene õpib kogu elu ja on hea hoida ennast esiteks teemadega kursis ja vaadata, mida teised arvavad ja väga tihti tuleb just sellisest koostööst sünnivad need kõige paremad mõtted ja tulemused, et see plaanin siin sügisest siis Balti Filmi- ja Meediakolledži magistriõppes ennast täiendada just sellise cross-meedia valdkonnas, et saab näha siis, et kui kaugele see teema edasi läheb. Aga ma usun, et just interneti ja videoturunduses on selline turg veel suhteliselt täitmata, et kas sa näed juba ise ka mingisuguseid suundasi, kuhu seal nii-öelda areneda on? Sa ütlesid, et tellid raamatuid. Minu meelest kõik praegu Eesti vähemalt veebiväljaanded murravad pead selle üle, kuidas rohkem seda online-meediat ja seda videot ja seda fotot kõike veel paremini esitada, kuidas seda veel arendada, et kas sul endal juba on mingisugused suunad, kus sa näed, et midagi tõesti muutub. Ma olen ise olnud mitmel koolitusel kuulanud sama teemalisi asju ja ma pean ausalt öeldes ütlema, et ma ei ole nagu kuulnud midagi uut, ikka ja jälle heietatakse täpselt nende samade asjade ümber, aga nagu midagi uut. Midagi uut on minu arust kogu aeg siin tulemas ja olemas, vaadates siin näiteks Eesti meediaväljaandeid, siis Päevalehe, Ekspressi digilehed on juba kindlasti samm edasi selles osas, et kuidas meedia edastab oma infot ja mida ma olen veel tähele pannud, siin näiteks Postimees Online on hakanud kasutama väga palju videoformaati. Esmapilgul küll väga selles mõttes väga lihtsalt, et neil on oma YouTube'i kanal, kuhu siis ajakirjanikud laadivad oma kas siis telefoni või lihtsa käsikaameraga tehtud videosi üles, aga kui mul see võimalus on siin mikrofoni taga, siis ma kindlasti ütlen neile, et ma olen neile ka kirjutanud, et kindlasti pange videole pealkiri ja kirjutage see, millest see video sisu on, et see, kui laadida interneti üles video, kus on pealkirjaks GJY või ükskõik milline suvaline täheühend, siis need videokeskkonnad, YouTube ja Vimeo ja teised siin tuntumad, et nad ei saa aru, millest see video on ja kui keegi otsib seda teemat, siis seda videot ei pakuta välja, mis te olete ise teinud, et need on hästi lihtsad reeglid, mida teinekord ei kasutata ja ütleme siin Eesti meediaagentuurid või turundusagentuuridele ka, et kui klient tellib teenuse, tellib video, tellib mõne, näiteks telereklaami, siis minu arust on see tellitud see toode, ehk siis see valmis video, see on kliendi oma. Ehk siis seda peaksid Eesti turundus- ja reklaamiagentuurid jagama või üles laadima siis kliendi kontole. Ehk siis mitte enda kontole. Kindlasti võivad nad seda ka enda kontol jagada, kui kliendi käest on saanud selline nõusolek, aga mul on jäänud selline mulje, et agentuurid teevad kõigepealt laevad enda kontole ja siis jagavad seda linki, jagavad siis kliendiga, et minu arust see on natukene vale lähenemine, et seda näiteks selles osas, et kui ma ei hakka siin konkreetseid näiteid tooma, kui vaadata ühe siis kliendi, Eesti väga suure kliendi videot, näiteks selle making of'i, ehk siis kuidas seda videot tehti, siis need videokeskkonnad pärast pakuvad järgmist seotud videot. Ja kui see on siis agentuuri või siis agentuuri kontole laetud video, siis järgmisena pakutakse hoopis ühe teise kliendi videot. Ehk siis sellised lihtsad ja loogilised sammud, millest ka Eesti minu arust suuremad turundusagentuurid teevad siin väikseid ja lihtsaid vigu, et ma loodan oma väikse sellise blogi ja selliste teadmiste jagamisega seda valdkonda nagu parandada. Muusikat kuulame, Reigo, Three Lions. Jah, jalgpall on ju kõik mehed õivanud iga õhtul diivani ette ja kui me siin enne kuulasime korvpallimuusikat, siis nüüd on aeg kuulata jalgpallimuusikat ja minu arust on väga tähtis jalgpallimuusika juures see, et fännid saaksid seda lugu kaasa laulda ja üks paremaid lugusid, mida ka saab kaasa laulda, võib-olla isegi täna õhtul näiteks, kui Inglismaa-Ukraina jalgpallimats on, siis on küllaltki vana, minu arust 98 aasta lugu juba 3 lõvi minu särgil, ehk siis Three Lions on my shirt. Kuulame seda. Kuulame. I think it's
we're not creative enough, and we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back. It's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. Everyone seems to know the score. They've seen it all before. They just know they're so sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away. But I know they can play, 'cause I remember 3 lines on the shirt. Jules Rimet still gleaming, 30 years of hurt. Never stop me dreaming. So many jokes, so many sneers, but all those also nears weigh you down through the years. But I still see that tackle by Moore, and when Lineker scored, Bobby belting the ball, And Nobby dancing. 3 lines on the shirt. Jules Rimet still gleaming, 30 years of hurt. Never stop me dreaming. I know that was then, but it could be again. It's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home. 3 lines on a shirt, it's coming, Jules Rimet still gleaming, it's coming home. 30 years of hurt, it's coming, never stop me dreaming, it's coming. 3 lines on a shirt, it's coming, Jules Rimet still gleaming, it's coming. 30 years of hurt, it's coming, never stop me dreaming, it's coming. 3 lines on a shirt, it's coming, Jules Rimet still gleaming, it's coming. 30 years of hurt, it's Õhtu ootuses siis jalgpallimuusikat ja Reigo Kimmel, Eesti tänava korvpalli eestvedaja, on mul praegu veel mõned hetked stuudios. Reigo, kui suur jalgpallifänn sa oled? Ausalt väga ei ole, et võib-olla ma olen selline jalgpalli võib-olla tugitooli fänn ja jälgin tähtsamaid mänge, jälgin siis, kui sõbrad külla tuleb või ise külla lähen või pubisse lähen vaatama, et siis on seda jalgpalli hea vaadata, aga minu Selline seltskondlik värk. Ja rohkem seltskondlik, et üksi kodus ma väga tihti ei vaata, just kui väga finaalid käes ei ole, et siis võib-olla ma vaatan rohkem, et mulle ikkagi korvpall meeldib selles osas rohkem, et seal juhtub selle 10 minutiga juhtub juba oluliselt rohkem kui siis jalgpallis võib-olla 90 minutiga, kui seis 0-0 jääb näiteks, et Aga ühe spordiala mees ei ole sa sellegi poolest, sa oled suusataja kõva. Ja ma ei ütleks, et mitte kõva ja mitte suusataja, et mul on olnud selline sel aastal siis, kui suusatamisest rääkida, siis ma sõitsin 10. korda Tartu maratoni läbi ja sain siis kuldmedali, et selline, kuna see on selline mul selline, pigem sükene ka, hobiprojekt või kuidas öelda, et
et siis ega ma väga tihti ei suusata. No 10 aastat järjest Tartu maratonil suusatada, ma arvan, sa oled ikka kõvasti kõvem suusataja kui nii mõnigi Eesti inimene. Jah, aga samas on mul selline väike kiiks, et ma suusatangi ainult 1 korra aastaseks, et mida ma kindlasti ei soovita kellegile järgi teha ja kindlasti selleks, et suusatada 1 korra aastas ja teha maraton läbi, on vaja ikkagi trenni teha, et mina siis teen teisi trenne, et teisi selliseid spordialasi, et aga jah, et sellise, ma usun, et keegi vast sellist saavutust ei ole teinud, et on 10 aasta, tegelikult 12 aastaga, sest vahepeal on 2 aastat ära jäänud maraton, et siis 12 aasta jooksul ma täpselt siis 10 korda olen viimase 10 maratoni jooksul 10 korda suusatanud. On sul veel mingid selliseid salahobisid väga järjepidevalt tehtavad või mitte, mida ma ei suutnud interneti teel siin veel välja otsida? Eks neid ikka juhtub, et ma teinekord tahan ennast proovile panna, siis ma usun, et Tartu maratonist oluliselt raskem on olnud Võhandu maraton, mis on 100 kilomeetrit. Kuigi see on kanuuga ja allavoolu ja kevadel suure veega Võhandu jõel, siis ajaliselt on ka see inimese vastupidavus pannakse proovile, et minul on läinud seal üle 18 tunni, kui kanuus istuda ja sõuda, et seda kokkuvõttes on ikkagi väga palju ja kui pulsikell on käe peal olnud, siis Tartu maraton on seal kuskil 4-5 tuhande kalori peal, siis Võhandu maraton oli üle 8000. Ja sind kohe tõmbab sellist asjade poole? No, sellega on olnud nii, et kui 1 korra teed, ehk siis suusatad läbi või siis sõuad läbi, siis pool aastat lubad, et mitte kunagi enam, eks ole, suusad viskan ära ja aeru kätte ei võta. Ja siis teine pool aastat juba tekib selline tahtmine, et aga võiks ju korra veel proovida, et siin 2 aastat tagasi ma siis ühendasin korvpalli ja jooksumaratoni, kui oli siin Tallinna maraton esimest korda. Siis ma läbisin selle maratoni palli põrgatades ja see palliga põrgatamine tegelikult ei olnudki midagi hullu, et silmes kirjuks nagu ei läinud? Ei, see oli pigem nagu lõbus isegi, et kui sa oskad palli põrgatada sedasi, et sa pallile peale ei pea vaatama, siis ta pigem annab nagu kätele lisategevust ja publikule oli seal ka lõbus vaadata, et mingisugune vend tuleb hoopis korvpalliga ja küsib söötu, kui sa vahepeal jagad seal mõne söödu ja teed mõne trikipalliga ja see nagu ei olnudki hullu, aga ma vist jätsin omale uued kossutossud jalga, et ma ei usu, et keegi jooksumaratoni kossutossudes on läbinud, et see võib-olla ei olnud selline ka kõige targem mõte, aga midagi hullu ka ei juhtunud, üks küüs tuli ära hiljem. Aga ma usun, et paljudel teistel võib-olla esimest korda maratoni läbides on juhtunud midagi hullemat, et mulle midagi hullu sellest ei olnud. Reigo, räägime natukene ka Eesti inimestest, ma arvan, et sina oma tegevust läbi oskad nii mõndagi öelda Eesti inimestest ja võib-olla ma sihin oma jutuga sinna õhtujuhi ameti poole, ükskõik kas siis pulmadel või pidudel või mis iganes, et sa oled ühelt oma ametilt ürituste korraldaja ja seetõttu sa ilmselt ka tead, mis sealt korraldajalt või õhtujuhilt oodatakse. Aga teada on, et inimesed on alguses, peole tulnud inimesed on alguses rahulikud ja siis ühel hetkel läheb seal nagu kas käest ära või pidu nii hoogsalt käima ja tehakse igasuguseid seltskonnamänge, et millised on sinu sellised inimeste vaatlused nii-öelda? Oskad sa Eesti inimeste kohta midagi öelda? Kas on mingi kindel muster välja kujunenud sinu silme läbi? Ma ei tahaks panna inimesi sellistesse kastidesse, et inimesed on täpselt sellised, et seltskonnad, kus mina ka olen olnud ja nii üritusi korraldanud kui osalenud, et on väga erinevad, et siin on, ütleme, tudengiüritused on ühtemoodi ja pulmapeod või ettevõtete väljasõidud on hoopis teistmoodi, et ma nagu selles osas ei tahaks öelda, et Eesti inimesed on sellised. Küll võrreldes võib-olla mõne teise rahvusega on siin selgelt, et võib-olla mitte nii emotsionaalsed, vähemalt siis alguses, et on ütleme, kui mul siin olnud tudengiüritused, siin ma olen palju Euroopas erinevates koolidega koostööd teinud siin oma tudengiaja jooksul ja siis on ikka näha, et kui on ikkagi mingi seltskond Itaaliast, et siis nemad on, või kuskilt muult lõuna poolt, et siis nemad on kohe esimesel hetkel aktiivsemad suhtlejad, aga samas ei ole ju halb üldse, et Eesti inimene on tegelikult tagasihoidlik. Ei, see on pigem ka teinekord isegi voorus, et kui siin võib-olla mõni lõunamaa mees või naine aktiivsem suhtleja on, aga see tähendab võib-olla, et ta võib-olla oleks nii püsiv või võib-olla siis eestlane on rohkem selline, jah, et süveneb rohkem sisusse.
Reigo, aga mis sind Eestis hoiab? Ma olen piisavalt palju Eestist ära käinud, et aru saada, et siin on kõige parem. Ja minu jaoks siin on need juured on siin need, mis mind siin kohal hoiavad, et kindlasti saab öelda, et kuskil on mõnusam ja mugavam, eks ole, palmi all, aga mõnda aega olles seal, siis tekib kuidagi selline tahtmine, et on vaja tagasi tulla. Ja juurte all on ka pidanud silmas seda, et ikkagi siin see tutvusringkond on väga suureks läinud ja ma ei ütleks, et mõnes teises riigis näiteks mul on mitmed koolikaaslased on Riigikogus, eks ole, kuskil muudes kõrgetes kohtades, et kui sa lähed teise riiki, siis sul ei ole neid tutvuseid. Distants on ikka suurem inimeste vahel. Et kuigi on nagu väga, väga hea meel uusi tuttavaid saada, aga ma usun, et ma olen juba üle 30 nüüd. Et ma kindlasti käin veel nii palju kui võimalik, eks Eestist väljaspool, aga pigem just selle eesmärgiga, et näha, et kuidas on mujal asju tehtud ja siis tulla tagasi, et Eestis asju paremini teha. Reigo, suur aitäh sulle täna külla tulemast ja tänava korvpall siis juba pärast jaanipäeva 30 juuni on see päev, kui Otepääl asja mängitakse. Et Lõuna-Eesti inimesed minge uudistama. Aga üks lugu, Reigo, on täna veel mängida, see on Liisi Koiksonilt ja Marko Matverelt Tuulevaiksel ööl. Jah, sellega on ka üks lõbus lugu, et ma olen alati olnud selline laulupidude fänn ja igal laulu peal on olnud tunnusmuusika ja kas Liisi Koikson laulis seda Puu on puude kõrgune kunagi ja mulle see lugu hakkas väga meeldima ja otsisin seda kõvasti, aga ma ei leidnud ja lõpuks kui leidsin, siis panin selle oma telefoni helinaks, et ma kuuleksin seda iga jumala hetk. Pärast seda tuli järgmine laulupidu oli siis Tuulevaiksel ööl ja see lugu oli ka mul telefoni helinaks, et nüüd on mul telefoni helinaks muidugi viimane lugu Olav Ehala Maa ja ilm, aga ma usun, et tänasel päeval, kui Täte ja Matvere on lõpetanud oma pika ilmareisi, et siis võib-olla see lugu sobib siia lõpetuseks paremini ja võib-olla parem, et kui Maa ja ilm ei tule, et siis muidu ma mõtlen, et mul telefon heliseb. Reigo, suur aitäh sulle tulemast! Tuulevaiksel ööl tean, mismoodi lööb udukell su laeva ninas paigal püsib aeg. Tuulevaiksel ööl süda kiirelt lööb, oodanud sind olen kaua, veidi jäänud veel. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel. Tuule suund on nord, nüüd on minu kord teha tormi sinu südames. Tuulevaikne öö, udukell vaid lööb, käed, mis tahtsid rooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silmapiir, lahku meid kord viis, sina otsid valget purje, mina otsin maad. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel. Tuule suund on nord, nüüd on minu kord teha tormi sinu südames. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel. Tuule suund on nord, nüüd on
Raadio